Tere õhtust kõigile, Märt on siin ja jagaksin mõndasid tulemusi selle soolestiku toote tulemusi. Selle toote eelised on soolestiku puhastus, seedimisel on hea, stressile, liigesed ja mõned asjad veel. Ma kirjutasin välja ka siin näiteks Airi, kes sai tulemuse välja siis vöö ümbermõõt -3 sentimeetrit ja kilogrammides siis kaotas 1,5 kilo. Nii, järgmine on Agnes, kelle vöö ümbermõõt on siis langes -2 sentimeetrit ja 3 kilogrammi. Merle, kellel siis on 1 kilogramm maha läinud. Nii, minul täna, siis kui ma kaalusin täna ja mõõtsin, siis oligi see, et ma olin 3,4 kilo alla võtnud 11 päevaga ja 10 sentimeetrit siis kõhu pealt. Ja siin tulid mingid küsimused ka inimestelt ja ootame korra, siin on aeglane internet näitab. Nii, saab edasi minna. Et millest see kõik nagu tingitud on ka, et meil soolestikus on nii palju jama. Ja võtakski nii sellise veel siit edasi, siis ma jagan üht asja, on see, et just, et ise ka iga päev õpin midagi. Samamoodi, kui ma olin täna üllatunud tegelikult 10 sentimeetrit. See ei ole, selles mõttes see ei ole rasv kõik. Samamoodi, ma käin rohkem vetsus nüüd. Samamoodi, see võis olla kehas on vesi. Ma lasen kõhu gaasi rohkem, kui see on õige sõnastus, ma arvan, ta saate aru. Et siis kõik sellised nagu asjad ja lühikese ajaga. Et mul on siin ees ka üks inimene kirjutas mulle ka. Uskumatu, kui palju on sooltes seda jama, mis välja tuleb. Käisin kunagi soole uuringul, päev enne oli, et hommikusööki võis süüa ja viimane söök oli 12. Siis oli vaja ühte pulbrit juua teatud ajaga tagant kuni hommikuni. Kui see protsess hakkas, kaotasin sellega ööpäevaga 5 kilo. Ehk siis tegelikult ongi see, et mis meil seal soolestikus sees on. Ja sellepärast see ongi soolestiku puhastus ja sul on võimalik ka kaalu langetada. Ja samamoodi ma hakkasin mõtlema praegu siin just võib-olla pool tundi tagasi, kuna ma viimati tegin konkreetselt nagu soolestiku puhastus. See oli võib-olla aasta või isegi rohkem selles mõttes. Ja see näitabki jälle ära, kui tähtis see tegelikult on. Kui ma tulin ka Eestisse, siis mida ma nagu söön selles mõttes ja nii edasi, mis muutused ma siin teen ja kõik see, mida sa sööd muidu igapäevaselt. Ma söön praegu ongi liha, ma olen sellest video ka teinud või laive teinud, liha, hakkliha, maks ja muna. Ja siis ma tarbingi seda toodet nagu juurde, mis aitab mind ja see ongi kõik selle koha pealt. Et ootame siin korra. Ma usun, et sa said selle vastuse. Ja sellest peabki nagu aru saama, kes võib-olla tuli ka see laivi, siis kuulake uuesti, kus ma rääkisin just, et kust see tuleb kõik. Kuidas saab need kilod alla. Et see ei ole kõik rasv, millest see tuleb. Et see ongi kõik need jääkained soolestikus ja nii edasi, et miks inimestel valutavad mingid kõhud ja kõik sellised asjad. Et ja ma vaatan, mingid märkmed ei ole jah, et selles mõttes aru saada ja kui sa soovid selle toote kohta rohkem teada ja enda soolestiku puhastust teha, anda endale võimalus, siis kirjuta, et selles suhtes ja kui sa tulid just videosse või laivi, siis lihtsalt kuule seda uuesti. Mullegi rohkem, see ei ole pikk jutt selles mõttes, et tähtis on see, et nagu mina mõtlen oma tervise üle, mida ma söön ja nüüd ma puhastan samamoodi seda. Ja siis saavadki siuksed asjad nagu juhtuda. Ja see on samamoodi, kui sa mitu kuud järjest teed seda, meil hiljem tuleb ka täpselt kuupäeva või aega ei tea, aga tuleb kehakaalutoode. Vaata, praegu ta teeb sul soolestiku puhtaks, kõik see jama välja ja seedimine parem ja kõik see. Aga kui meil tuleb siin kehakaalutoode, siis ta hakkab konkreetselt selles mõttes rasvaga tegelema. Rasva, põletus ja kõik sellised asjad. Seda ma hiljem jagan ja ma olen varem ka öelnud, et see ongi esimene samm on see, et sa teed soolestiku puhtaks. Siis on järgmine samm. Ja nii see nagu läheb. Ja ega mul ei olegi muud midagi öelda, kui keegi pole veel näinud, mine vaata mu profiilile, mul on ka pilt, ma tegin pildi ennem ja pärast, mul ei läinud viimane nööp kinni, pildil on näha ja täna läks selles mõttes kinni.
nädal-kaks veel, ma teen järgmise pildi, ma näen ka erinevust, siis ma jagan seda kõike ja sellega näen ma ise ka ära selle koha pealt, et ma olen terve inimene, mul ei ole ühtegi terviseprobleemi, aga mis on minu sees siis? Et jah, kui ma vetsus käin ka, kui ma vaatan, enne kui ma vee alla lasen, selles mõttes te saate aru mu sõnastusest, ta on teist värvi, ta on tumedam või nagu selles mõttes ta on värvi muutnud, järelikult sealt kehast tuleb välja. Ma ei võta seda kätte, ma ei hakka uurima ja luubiga vaatama, nagu te saate aru selles mõttes. Ja seal ongi see nii-öelda müstika ja kõik see, et kui me puhastame oma keha, siis tulebki. See ei ole, ma rõhutan, see ei ole raske. Meil siin üks inimene, kes võttis ka ühe päevaga, ühe kuuga, esimese kuuga võttis 9 kilo alla. See ei olnud 9 kilo rasva. Kõik kõhugaasid, vesi kehas ja nii edasi, võib-olla sul oli 4 grammi rasva. Et lihtsalt see näide lihtsalt, et kui te võtate ka lühikese aega, üks kirjutas ka, et ma korra siin vaatan, net on aeglane. Nii et üks inimene ütles ka, et nii lühikese aega, nii palju ei see, et või too. Sa võid nädalaga võtta ka 5-10 kilo alla. See sõltub nüüd, millest see tuleb, sest et sa ei saa võtta tegelikult, see on minu loogika, sa ei saa võtta üle nagu selles mõttes nagu üleloomulikult üle, nagu kaalu alla. Kui sa tarbisid midagi, siis see pidi su kehast välja minema. Et nagu, kui sa tarbid mingid tooteid, tervislikke tooteid, mis on kokku pandud, siis ta teeb lihtsalt seda tööd, mis on vaja teha. Vahepeal on meil kehas mingid blokeeringud ja kõik sellised asjad, mida me ei teagi ja me arvame, et see on loomulik. Aga näed, mõnel tegi kunagi ka kehapuhastust mitmeid aastaid tagasi, tal olid jalad paistes. Seal on vesi kehas ju. Ta tegi aasta jooksul, ma mäletan mitu korda kehapuhastust tegi, siis, võtta korra siin internet on aeglane, võib-olla te kuulete mind kogu aeg, aga mul näitab slow connection. Ehk ta võttis aastaga 15 kilo alla, ta tegi, ma arvan, seal 3-4, ma ei tea täpselt, mitu kuud, ma võin isegi üle küsida, tegi kehapuhastust ja võttis 15 kilo alla. Et see ongi see, et kui palju tal siis kehas neid erinevaid asju, tal on ka terviseprobleemid, ta tarbib ravimeid ja kõike see, kuidas see mängib ja mõjutab selles mõttes meie tervist. Inimesed on erinevad, mina mingid ravimeid ei tarbi ja muud nagu ei olegi. Ja mul on loomulikult energiat rohkem, sest et see kõik tuleb järjest välja selle koha pealt. Et arvestades seda, et mul ei ole terviseprobleeme, midagi sellist, ma söön puhast toitu. Et see veel, kellel ei ole, siis sellel inimesel on veel nagu see tulemus või see nagu mitte ma ütleks efektiivsem, sa näed teisi tulemusi, sest mina olen eelnevalt teinud, ma olen eelnevalt teinud kehapuhastust ja kõike see, mu kunagi higi haises ja kõik sellised asjad, mida ma olen tegelikult siin oma profiilil rääkinud, on ju. Aga samamoodi, kui ma praegu teen, järelikult on sinna tulnud jälle mingeid asju. Nii et jah, minu poolt on kõik. Saate uuesti kuulata seda laivi ja kui tekkis mingid küsimused, siis kindlasti võib küsida. Hoidke oma tervist, sest tervis on number 1. Sa ei saa lihtsalt midagi. Ja selles mõttes see ei tule ainult toidust. Ükskõik. Igalt poolt see tulevad mingid bakterid ja see ja too ja lihtsalt mina olen väga kriitiline iseenda suhtes just, et ma hoian oma tervist. Kui seda ei ole, siis ei ole mitte midagi. Vahet ei ole see või too. Siis ei saa lihtsalt nii on. Nii et ilusat õhtut teile!